Ma isegi ei mäleta, kus see mõte tuli. Lihtsalt vaatasime, et ilmad on külmad ja midagi teha ka nagu pole, et võiks ehitada midagi ägedat. Ja sisustaks enda aega. Jah. Et läheb see külm kiiremi mööda. Ja siis hakkasimegi lihtsalt ehitama. Eks see on kõik oma loominga. Ei mingit õpetust ega midagi. No selles mõttes, et mina ikka sealt Pinterestist natuke vaatasin, et huvitav, kuidas ikka, sest ega see on ju, läheb kaardu, eks ole, et kuidas sa nagu paned, et ta nagu jääks niimoodi püsima või nagu. Ja siis me lõpuks panime niimoodi dokkidega, tegime ühe rea, panime dokid ja siis ta jäetus ööga ära ja siis järgmine kord jälle järgmine rida. Et ega seda ainult öösel ehitada sai, siis kui krõvedad külmad olid. Ja siis ta külmus kiiremini ära, see lumevee segu siin vahel ja. Õnneks olid sellised kandilised ämbrid, et sai kohe sellised kuubikud, mis õnneks ka natukene sellise kujuga, et saakski teda kaardu laduda. Et kui see alumine rida on niisugustest paksudest ja mitu liitrit, siin oli 20 liitrit, siis see on pool ehk siis 10 liitrit vett. Et mis me lõpuks arvutasime, et siin on kuskil 2 tonni vedelikku. Ja talveperioodil kaev ka tühjaks ei saa, et saab teha vähemalt. Okei, lähme siis korra sisse või? No, jaa. Et mis plaaniga te üldse ehitasid? See enne kõike vist lihtsalt, et katsetada. Et esimene kord ikkagi, et kas tuleb välja või tule välja, et võib-olla kui annab veel sellised talvisid, et midagi suuremat teha veel. Et eks ta selline proovitöö on. Et sarnast asja, aga veel suuremat või? Jah, just. Sarnast asja, aga veel suuremat. No mina ei tea, mina vaatasin küll mingi aeg, et jääb soiku ära, et vist ei jõua ikka, ei saa valmis midagi, aga ja siis lõpuks läks juba päris kiiresti ja oligi valmis. Ja kaua siis aega võttis? No iga päev ei teinud ka või iga päev ei saanud teha, sest kuubikud ei külmunud läbi ja... Aga kuskil jaanuari lõpust alustasime, kuskil 3 nädalat läks, 3 nädalat tööd. Päris suur töö siis. Aga pea igapäevaselt, aga mitte palju aega päevas siis. Et seal kõige rohkem võib-olla tunnikene päevas. Ei no õhtu, me tegime ikkagi öösel seda. No ööpäevas siis. Sest öösel oli nagu siuke rahulikum ja siis oli nagu parem teha. Ja külmem oli ka. Ja muidugi need ju, need kõigepealt panime ju tünnidesse vee, siis nad pidid ju ära jäätuma ja siis tünnidest jääkuubikud välja ja siis seda lumemöksi vahele siia ja lõpuks sai päris äge. Kui külmaga kõige külmem oli siis? Kas 20 oli juba? No 20 ja peale isegi. Tead, on olnud, aga ei ole olnud nii pikalt. Et, lühiajaliselt. Jah, lühiajaliselt on külm, siis tuleb sula, siin jälle külm, aga praegu on olnud ju pikalt täiesti kogu aeg stabiilselt külm. Et selles suhtes on hea. Nii, tere! Iglu tegemise mõttes on hea, aga kuidas maja soojab, jah? No, mitte väga. Sama tegelikult on hea see, et ei ole tuult olnud. Et tegelikult see on 20-25 kraadi, kui ta on tuulevaikne, siis olgu. Aga nii kui tuul on, siis isegi sooja, ma ei tea, 5 kraadi on külm, aga on tuul, siis on juba maja külm ja et tuul on halb. Aga muu on muidu kõik kokk. Teil on üks laps, jah? Temale meeldib ka kindlasti väga siin, ta nagu mängib siin. See on jäämaja tal. Minu jäämaja. Elsa maja. Jah, just Elsa maja. Väga hea. Siin saab küll mingid Elsa teemapartit seda pidu teha. Kas juhtus ka midagi selle tegemise käigus? No ainuke asi, mis oli see, et siis kui öösel need vannid olid mul siin akna all, magamistuba on seal ja siis see praksumine, see jääpraksus kogu aeg, praks, paukus niimoodi kohe. Siis ma mõtlesin küll, et nii, nüüd on ämbrid katki ja need jääkuubikud on katki ja jumal teab, mis kõik. Aga ei, õnneks ei olnud vist midagi. Ja ta ei külmetanud seda vett korraga läbi, et see vee mulje nagu sinna kuubikusse veel ja siis suurema külmaga lõida neid lõhki ikka. Siin on auk, vaata ka, et siit on vesi välja tulnud tegelikult, et kus need augud on. Et siis ja paisunud on ka mõned, siuksed kummis, vaata. Aga muidu on, jah. No augu koht on nagu riiuli koht, see on nagu disainis. Ja.
nii ongi mõeldud. Jah. See on ka siin klaasist või sellest jääst. Klaasist, jah. Jääst kõik. Aga kuidas sa tuled sisse panid? No panin vee, panin tuled sisse, jäätus ära, oligi kõik. Jah, patarei ei saa tühjaks. Siin on see väljas, ja. See on siin, jah. See annab hästi palju valgust niimoodi trühv ja siis kõik küünlad ja et hästi ja siis ka terve see nagu kumab, jah? Ja. Ja temperatuuri vahe on ka ikka sees ja väljas on tuntav kohe. No siin ei ole vaata tuult ka. Siin ei ole tuult ja siis, kui sa ise sees oled, siis sa juba kütad ise oma keha temperatuuriga. Tegelikult oleks huvitav siia panna termomeeter, vaadata, kuidas see vahe on õuega. Okay. Et kui ise mõnda aega sees oled, siin chillid, siis vaatad, kuidas... Aga siin nagu juba siis hakkab sulama niimoodi. Ei sulama ta ei hakka. See on nüüd sellest, et see möks, mis vahele on pandud, see on hästi vesine, vaata. Ja siis see on vooland. Hästi vesine, sulalumi. Jah. Järjest vooland ja päikse käest ta veel suland ei ole. Et, aga noh, varsti hakkab. Mis te arvate, kas siin saab jaanipäevani istuda või? Ma ei usu. Ma arvan, et see... Samas ma ei kujuta ette, äkki mingi jääunnik on siin veel all või? Ei tea, kuidas ta üldse nagu sulama hakkab või kuidas ta nagu lagunema hakkab. Vaata, see on tegelikult huvitav. Päris tore oleks šašlõkis ja jaanipäeva kiiglus. Ja, et kui on väga palas, et siia tuleb nagu külmkappi. Ja. Keegi Eestis tegi veel ju. Ma olen näinud, et tegi värviliste kuubikutega. Kuskil Harjumaal äkki oli. Jah, kusagil olla ja nendes väikestes grillvormidesse. Jah, grillvormidesse tegid nemad. Õhukestest kuubikut. Olete siin juba mingit pidu pidanud ka? Vastlapäeva natukene sai oldud vastlapäeval, jah. No nüüd tuleb kiluleivapäev ja Madisel tuleb sünnipäev ja... Need on põhjused, mida teha. Külalised mahutad siia. Ja, just. Jänesed sõid ennast puurist välja ja siis hakkasid elama vaba elu. Nad on paljunenud, nüüd nad lõpuks paljunevad meil, jah, aga enne seda tuli ühest kohast paar tükki, siis oli kellelgi teisel häda, tuli sealt paar tükki ja... Niimoodi on neid kogunenud. See kari on kasvanud. Sest tegelikult meil oli alguses ainult üks kits ja selle viis hunt ära. Kahjuks, minu lemmikkits oli ta. Aga jah, siis jah. Aga tollest kitsest tegelikult tuli 2 last. Tikutaku on need nimed. Kas need on mingi tõugu? Nii, puhas krants. No mõni on kuskile sinna Saane kanti see rohelise kaelarihmaga näiteks või? No need valged, jah. Rohkem see suurema piimaanniga. Aga see musta kaelarihmaga on näiteks Aadu. Tema on ära lõigatud isane. Ja temaga oli ka see, et oli kellelgi 2 kitse, kellel ka hunt viis ühe ära ja Aadu jäi nagu ripakile või jäi nagu üksikuks ja siis me tõime ta ära enda juurde. Sest meil oli siis... Aadu oli nii stressis ka, ta oli ainult luu ja nahk ja ta ei söönud seal mitte midagi ja... Ta oli hästi õnnetu, jah. Kitselt siis saate villa või piima või midagi? Mitte midagi. Puhas kulu. Ta on ainult kulu, jah. Nad söövad ära kõik, mis võimalik. Lõhuvad ära kõik, mis võimalik. Et hetkel on ainult puhas kulu. Ja nunnud. Enne kõike nad söövad kõike muud paremat kui muru. Kits on see, kes sööb ülevalt, lammas on see, kes nosib alt, ehk siis kitsadele jäävad kõik puud. Näiteks need kõik puud siin, need kevadel leht ei lähe, need on kõik ära surnud, sest need on kõik ära, tüved on ära söödud, kooritud, jah. Võiks ju muidu teha ikka mingi kitsekonservi või midagi näiteks mõnest sokupoisist. Aga ei ole veel jõudnud tegemiseni. Ei ole veel jõudnud, jah. Kuna me ju käime tööl ka mõlemad, siis see ongi lihtsalt siuke hobi.
see on üks Valga kajakas. Mingid Valga inimesed siis tibust võtsid kajaka endale, kasvatasid üles. Ja siis, mis selle kajakaga oli? Siis nad lasid teda, ta kasvas suureks, lasid teda päeval välja tänava peal jalutama. Jah. Aga siis ta jäi lastele ette, kes teda kiusasid. Jah. Et see kajakas ei salli näiteks meessoost või nagu väikseid poisse või siukseid asju. Et nendele ta läheb nagu kallale või midagi. Aga ta on nagu inimsõbralik kajakas selles mõttes. Ja siis loomakaitse korjas ta üles, viis ta ühte tallu. Sealt talust jõudis ta järgmisesse tallu. Lendas ära. Ja siis sealt järgmisest talust siis anti ta meile, et kas ei taha. Aga ära ta ei lenda, sest ta on inimsõbralik. Loodusest ta hakkama ei saaks. Ja. Keskkonnaameti loal on ta siin. Ja. Ja sööb ta räime, nii et räime peale kulub mul raha päris hästi. Et ma ostan seda poest, ostan sügavkülmatatud räime, siis kuuma veesest teen talle soojaks need või sulatan ülesse. Ja siis ta sööb need räimed ära ja ta on meil juba elanud kui kaua? Ikka päris mitu aastat juba. Ikka paar aastat juba. Ja. Aga see oli väga huvitav ka, et laps vaatas mingit multikat, kus oli ka kajakas. Ja siis oli järgmisel hommikul ma söögilauas ütlesin mehele, et tead, ma tahan endale kajakat. Ja ei läinudki palju mööda, kui talle kirjutati, et kuule, te kajakat ei taha endale või? Mul oli nagu, mis asja, mis kajakas, kus, mida, kuidas see võimalik on? Et söögilauas lähevad soovid päris ruttu täide. See on väga huvitav. Ja saingi kajaka. Siis ta alguses elas ta meil toas üldse. Siis on ilus, kui ta veel tiivad laia läheb, nüüd on hästi pikad. Chipsi, chipsi, tule, chipsi, tule siia. No tere. Ei sesi. Sööd kakat ka või? Kassiga koos ühe pildi peale. Nii äge, teised loomad on taga harjunud, on ju. Kus sa lähed nüüd? Chipsi? Sessi. Tule välja. Koer ja kassid ei tule midagi. Sessi. Mis tasku lahe? Chipsi. Kajakas, tule siia. Tule. Joo. Tups. Tasa. Vii. Tanja tükkä. No, niin, rahu. Ota, lämmä koju. Ja. Ops! Vanad hobused, pensionärikesed juba. Joo, tema on Kalli. Nimi on Kalli. Kui vana on hobuse aastast? No, mis nad on kuskil 20-sed või? Kalli on kuskil 20 kanti. Tema on laa. Kas tema on juba üle 20 äkki või? Laa kisub sinna 30 kanti juba. Nii vana. 25 pluss. Ja nemad on ka ainult kuluallikas ja? Teraapia loomad. Tuled ja kallistad ja on nii või? Ja te tahate puurkandit ja muidugi tahate. Teil on ju kõik olemas selleks, et turismi teha või teete ka? Kusjuures ei tee. Jah. Eks ta on siuke olnud mõttes kunagi, aga ei ole jõudnud selleni. Kui ise tööl käid, siis ei ole aega. Nii ta on, jah. No suvel on... Oleme osalenud ka siin talude päevadel vahel, aga... No ja suvel ju, heinategu ju jälle. Ega siis ei saa ju, nii kui ilma on jälle põldu, ega siis loom tahab ju talvel süüa. Ja tööd on ikkagi loomadega palju, ma tean küll. Eks natukene on ikka, varasematel aastatel ju on mingid lasteaiadki käinud vahel ja... Lasteaiad käinud, koolid käinud PRIA programmi raames. Lükkasin nüüd poole, Nii.
ja sina ka jälle siin. Täpselt. No alustasime me tegelikult 2 lambaga. Sally ja Tolli olid nende nimed. Sallyt kahjuks enam ei ole, Tolli on veel alles. Kuskil seal. Ma ei teagi, kus ta on. Ja siis järsku tulid kuskilt Assamallast lambad. 10 lammast või palju sa tõid või? Või me tõime? Isegi rohkem. Jah. Ja siis oli jälle, tuli neid veel kuskilt, et keegi andis ära ja mingi paar tükki ja siis me läksime meile järgi ja siis nii nad ongi meile tekkinud jälle ja siis nad on. Jah, meil oli 2 tükki nii-öelda nunnutamiseks ja siis üks hommik võtsid Facebooki lahti voodis ja vaatasid, kurat, keegi müüb lambaid, et äkki läheks tooks. Jah, hakkaks lambaid pidama. Jälle sina siin. Ja nii ta läks. Ja siis seal on üks hull jäär, kelle käest me oleme 3 kõik peksa saanud. See suurte sarvedega seal. Nii, laps ütleb, et ta on hull jäär. Vaat tema käest oleme me eranditult kõik peksa saanud. Mina küll ei taha. Et siis, kui laps oli väiksem ja õnneks oli jäär ka väike. Jäär oli ise ka tal siis. Jah, õnneks jah. Siis laps sai õnneks nagu midagi juhtunud väga. Aga Madis sai ja mina sain selja peale otse siia. Niimoodi, et ma lendasin maha. Aga sinikas tuli, natuke valus oli. Et siis kui see lammaste jooksu aeg on, siis on jäärad on hullud. Hetkel on 7. Ja mõned on veel tulemas, loodetavasti. Ja. Kellele läheb? Villa ei ole kasutanud. Et siin natuke on lihaks läinud. No nemad annavad meile põllumajanduslikku diislit. Ütleme nii. Jah, ostuloa. Tema on meie Tolli. Üks esimesi lammastest. Tere, Tollikene. Nii et ka vanake siis. Kuule, ta on päris vana jah juba isegi ju. 8 kanti äkki. No nii. Ja natuke huntide kindlam on ka siin. Ja. Seda jah. Ja see hunti teil on jah? Ja, on käinud ikka küll ja. Päris piisavalt on jah. Lambaid läinud ja kitsesid läinud ja. See aasta ka või? Sa mõtled eelmine aasta siis äkki või? See aasta veel ei ole käinud. See aasta veel ei ole. Eelmise aasta alguses läks meil üks või paar lammast ja suvelistus lehmakarjas. Jah. Meil olid just vasikas tulnud ja siis hunt istus lehmakõrvale. Jah. Sellest oli artikkel ka kuskil. Ja. Keegi tegi. Ja sa ju läksid kunagi mingi hommik tööle ja siis istus koos koeraga. Hunt ja koer istusid kõrvuti. Aga lammas oli juba murtud. Ei, siis oli 3 lammast murtud. 3 lammast juba, okei. Koer ei kaitsenud. Tundub, et tegid koostööd või? Mis? Ei tea. See teeb huntidega koostööd meil. Ta on ise ju pool hunt. Ja. On nii või? Et tegelikult meie esimestest, kes me tõime esimesed, palju neid oli 5 looma või? On alles ainult 1. Ja see on see loom. See hele veis. Ainult 1 on alles esimestest, on ju? Jah, ülejäänud on juba nende järglased ja mõned, mis juurde ostetud, jah. Et aga ja veis on praegu ainuke, kes, kellega ongi see, et me teeme vorsti ja siis kana on ka tegelikult, kana ka mune on müüdud ikka siis. Aga mune ka pigem läheb omadele. Aga ülejäänud on kõik niisama. Ülejäänud on kulu. Jah. Pigem see, kui seal +15 ülespool on, siis hakkab nüüd palav ja pastik ja... No ei, vaata, 25 kraadi kuuma on juba siis... See on juba piin neile. ja siis kõik need putukad ja õudne. Ja see on õudne. Siis on veisel halb. Talv on isegi lemmikmaa. Jaa, siis neil on mõnus.
no siin tundub, et on mitu tõugu või? Siin isegi ei oska öelda, palju siin neid kokku võiks olla juba. Eritõuge või? Eritõuge või ristandina. On Sotlast, Priibust on natuke Kalloveid. See, kellel see valge tiib seal keskel paistab. Jah, ja kes see valge peaga on? See on ka mingi loom ju. See Vassu. Tema on blondi ja noh, mis sa ütlesid? Blondi ja anguse segu või? Blondi ja angus segu, jah. Ühesõnaga siin on... Piimalehma ristandid juba ja siis on Sotlast ja piimaviste ristandid ja... Issanda loomad. Just.